kapten Rasmus Peetson, 4 Tanel Tammik, 2 Michael Jönning Larsen. Kõrgemalt tuuakse see pall, Peetson pääseb löögile ka ja 1-0 on nüüd sellest nurgalöögist olemas. 18. minutil saab Levadia juhtvärava kätte ja selle autoriks on nende meeskonna kapten Rasmus Peetson, kes ka siit ühes sellega 2025 aasta Premium-liiga väravaarve isiklikus saldos avab. Just hakkasin mõtlema, Levadia võttis seal jälle pikema aja, et kuidas olukord lahti mängida, et kas oodatakse kellegi tugi ära ja tehakse lühidalt taaskord siis lahti mängitud krossina. Miil püsib hetkel kenasti jalgadel. Oodatakse Turri tugi ära, Turrilt sööt karistusalasse, aga esimese hooga ei päästa löögile, nüüd tuleb üritus, aga Aland on püüdmisel kindel. Tanimovo osaku jalaga tuleb päris head senderdusse, seal Tammeka on teisel korrusel peremees ja nüüd saabki Vasher selle värava kätte. Ei möödu minutitki sellest, kui ma rääkisin, kuidas Levadia vastu on tal kõvem proovikivi ees kaitsjate näol ja kuidas tänases kohtumises annaks seda kaitseliini lahti murda. Aga näitab nüüd, et tasub talle pea peale korra see pall mängida ja seejärel ei ole Levadial ega Valneril antud olukorras mitte midagi teha. 25. minutil saab Tammeka ka legaalse värava kätte ning seis on 1-1. Ja nüüd oleks kordusest huvitav näha, kes see mees, kes selle löögi sooritas. Nüüd annab kõrgema palli karistusalasse. Miil teisel korrusel peremees. Peale löök tuleb Levadia poole pealt ja saadakse 2-1 värav kätte. 44. minutil läheb külalismeeskond FCI Levadia seda kohtumist 2-1 juhtima ja see on nende keskkaitse Tanel Tammik, kes arusaadavatel põhjustel muidugi väravat ei tähista. Enda sünnilinna ja kasvataja klubi vastu selle tabamuse lööb. Ja teist korda resultatiivne siin. Ja nüüd jõuab see adressaadini ka, aga esimese hooga Levadia mehed löögile ei pääse. Musaba seal keerutab ja päris hea pealelöök tuleb meeste vahelt pöörde pealt. Hetkel valitseb seda olukorda. Ja nüüd väga hea rünnaku võimalus siin tekkimas, täiesti üksinda on jäänud, on vist Richie Musaba see mees või Bubakar Tambetu, kas suudab olukorra lahendada, tuleb pealelöök, aga Aland tõrjub ja vastu. Levadia fännileerile muidugi meeldib, et suures pildis asjade käiku dikteeritakse, tuleb pealelöök ja Aland uuesti vahel. Kahel korral tunnistama. Vaatame, kuidas läheb kolmandal korral. Kas päästakse uuesti löögile, pall on väga ohtlikult lahti ja surub Levadia selle ära ja ei jää 2/3. Ja tuleb ekraani juurde. Niimoodi, et ei ole selle nurga alt nii selgelt aru saada, kas käis Õumpuu rinna vastas või oli Tambetu käsi ikkagi mängus. Ja tundub, et vaatluse tulemusena igatahes värav ära tühistatakse. Peakohtunik Kaivoja siin kommentaatori boksis käis seda tabamust kontrollimas. Ja sellega sai väsimatu poolkaitse hakkama. Vaatame siin korralik mürgel, käib karistusalas, tuleb hea kuul ka Bascheri suunast, jätku olukord ja selle lööb Tammeka ära. Ezekiel Tanimovo 72. minutil teeb seisuks 2-2 ning Tammeka on sõidu ees. Levadia ei suuda seda jätku olukorda ära klaarida ning hetkel tuleb Tanimovo teisest lainest piisavalt edukalt, et lüüa see pall võrku ja asuda fännide ees juubeldama. Selle peale jooksid Levadia vahetusmehed, kes sooja olid aktiivsemalt tegemas ka pingi peale ära ja võtavad nüüd sarnaselt Utšerile soojendus, stressid ja vestid. Pah, see mees, kes sekkub, siit tuleb pealelöök, aga see lendab. Tammeka olukord lõplikult kontrolli alla. Nüüd jätku olukorras pall võidetakse. Tuleb pealelöök veelmalt, aga Valner nopib selle alt nurgast ära. Tõstega sinna Joao Pedro suunas. Nüüd on põhimõtteliselt koht karistusalasse palli andmiseks. Tuleb siit kuul ja Aland saab esipostist väga kenasti kätte selle palli. Ainsalult tõste sinna jooksu peale. Nüüd on Levadial löögikoht tekkimas. Kas pääsetakse üritama ja läheb see pall võrku, aga ei. Suluseis fikseeritakse siiski taaskord ja kolmandat korda tänases kohtumises on pall võrgus, aga seda mitte määruste päraselt. Ja Kaivoja näitab, et värav loeb siiski, ise ekraani juurde tulemata. Oi, milline sündmuste käik siia lõppu. Olin valmis, et Kaivoja tuleb veel ekraani juurest läbi ja vaatab selle olukorra niimoodi videoruumiga konsulteerides üle, aga tabamus jääb jõusse ja 90. minutil saab Levadia selle juhttabamuse kätte. Peale lööksid tuleb ja väga ohtlikult, aga siiski Valner saab kuidagi 2 kätt seal vahele ja tõrjub. No kohati rikošeti abiga, aga sai väga hästi seal ikkagi Tammeka selle olukorra lahendatud. Ja kohtumine saab ühes sellega ka nüüd lõppu. Veel korduses seda momenti näidatakse ja superreaktsiooni tõrje Valnerilt muidugi mõne meetri pealt.
aga ei jää kokkuvõttes Tammekal ikkagi midagi vihkude vahele. Karl-Ander Valner, sündmuste rohke mäng, aga 3-2 võit ikkagi lõpuks ja 3 punkti teile tulevad. Räägi, millised on esimesed muljed peale mängu? Ma arvan, et võtame nüüd 3 punkti ja läheme Tallinna ja liigume edasi, et kõige tähtsam 3 punkti jah, et mäng oli väga jookse-viska, eriti teine poolega, et kiitus Tartule, et väga hästi mängivad oma tugevuste peale ja selgelt tekitasid raskusi meil teisel korrusel peapallidega, et selles osas olid nad väga tublid, aga tegime oma ära, võtsime 3 punkti ja sellega saab rahul olla. Avapoole lõpus saite nõnda nimetatud riietusruumi värava ka kenasti kätte, mille pealt oli usutavasti väga palju mõnusam teisele kolmveerandtunnile vastu minna, et millised need vaheajutud teiseks pooleks olid? Ei, ega see värav otseselt ei mõjutanud nagu taktikaliselt, et mida me nüüd peaks teistmoodi tegema, et on see 2-0 või 2-1 seis, et lihtsalt kõike natuke kiiremini, natuke rohkem aidata üksteist, mängida oma mängu edasi samamoodi. No avavooru pidid eelmise hooaja lõpus saada punase kaardi tõttu kõrvalt jälgima, aga usutavasti on ka ametlikult Premium-liigas aastal 2025 rõõmus tagasi olla. Väga hea meel on küll, et kerge aasta esimese mängu tunne oli, et Kaljuga superkarikas oli veel nagu eelmise hooaja lõpp, et see on nagu ametlik uue algus, et hea meel annada väljakul. No järgmise vooru kohtumises Pärnu Vaprusega on ka usutavasti kõik eesmärgid selged ja ainult täiskiirusel edasi. Jah. Igal juhul iga mäng 3 punkti püüdma, et muidugi midagi kerget ei tule, et Pärnu vist ka täna pani Florad ära, et peame valmis olema, et Pärnu ei tule midagi meile kerget andma. Hea kuulda. Karl, ma tänan ja soovin palju edu. Aitäh! Tere, Laurits! Sinu puhul siis korralik võitlus, korralik mäng, aga ikkagi lõppkokkuvõttes valus 2-3 kaotus. Räägi, millised on esimesed muljed peale mängu? No, väga valus selles suhtes, et jälle lõpus Levadia vastu ära anda see väga magus viigipunkt, et eelmine hooaeg oli ka üks sarnane mäng, aga nende kodus, et jah, seekord läks nii lihtsalt. No lasite avapoole lõpus nii-öelda oma poisil Tammikul lüüa selle 2-1 juhtvärava, mis nõnda nimetatud riietusruumi värava, et millised olid need vaheajutud teiseks pooleks? Tulite ikkagi suhteliselt hea hingamisega ja panite kenasti Levadiale vastu? Jaa, vahejutud, täiesti tavalised vahejutud, et 2 väga sellist, kuidas ma ütlen, lolli lihtsalt väravat lastud, mis on väga kergesti ära hoitavad, on ju, põhimõtteliselt standardolukordadest. Ja lihtsalt läksime, et paneme sama julgelt edasi, et meil ei ole midagi kaotada selles suhtes ja nagu näha oli, siis ei olnudki ja tegime sellest veel väga kõva mängu. No korralikult kontrolliks aega võtnud värav Tambetuu puhul, erinevate nurkadelt seda näidati, aga korduste põhjal oli keeruline lõplikku tõde selgitada, et oli siis Levadia ründajal seal käsi sinuga võitlusest oli või kuidas sina olukorda nägid? Minu arust ta ei olnud minuga võitluses, aga ma olin ka seal lähedal, jah. No ma lootsin väga, et võetakse ära see värav, aga eks ma pärast vaatan järgi, et mille põhjal see otsus siis tehti ikkagi. Et jah, ma ei tea täpselt, ma ei saanud aru, et mis seal vaadati, ilmselt kätt, jah. No oled hooaega alustanud selles mõttes ikkagi sealt, kus eelmisel aastal pooleli jäid, et järjest täismängud ja äärekaitse positsioon ikkagi Tammeka algkoosseisus kõige noorem mees, aga tundub, et naudid seda kaasnevat vastutust. Jaa, kindlasti naudin seda kõike, et meeste jalgpall kõik väga kõva, et näen iga päev vaeva selle nimel, et järjest rohkem siia sisse tulla ja veel rohkem enesekindlamalt ja nii edasi kõike näidata. Järgmise vooru kohtumises Kaljuga on ka eesmärgid usutavasti kõigile selged, et 3 punkti ja uuesti võidurõile naasta. Jaa, eesmärk on iga mäng sama, et tahame igast mängust võtta 3 punkti, et vahet ei ole, kellega mängime. Ja nagu täna nägime, siis tegelikult iga vastane on väga mängitatav, et meil on väga hea sats ja ma arvan, et suudame häid asju teha see hooaeg, kui koos püsime satsina. Seda on hea kuulda. Laurits, ma tänan ja soovin palju edu. Jah, aitäh!